Ja hallo. Kus sa oled? Ma olen siin. Mis selle aasta teema on? Teema on viimane vaatus. Με το πον γυμνό, σ' αρχαίγονη φωτιά. Νύχτες μιλάω με φωνές αφανείς. Ρέει σε μένα το φως, η ψυχή μου φωτός. Tere õhtust, armas publik! Meil on rõõm, et olete jõudnud juba 3. korda Rakvere Riigigümnaasiumisse mõjumaeshowle. Aga ennem veel, kui edasi lähme, siis paneme teile südamele, et te lülitaksite kõik oma mobiiltelefonid lennurežiimile. Ja ei, see ei ole nali, sest vastasel juhul me segame lihtsalt võttemeeskonda. Mina olen Tristan. Ja mina olen Rebecca ning meie oleme teie tänased õhtujuhid. Meie show avasid Kristella Aljaš, Adele Altermann, Marelle Parm, Marit Mesi, Lisette Pall ja Laura Jaanis. Ning nende koreograafideks olid Kristella Aljaš ja Adele Altermann. Suur aplaus tantsijatele ja koreograafidele. Selle aasta moeshow teemaks on Viimane vaatus, riietu nagu poleks homset. Teema on inspireeritud ületarbimisest ja kiirmoe mõjust, sest kui meie midagi ette ei võta, siis kes võtaks? Täna õhtul astuvad teie ette 15 andekat disainerit, kellel on teile pakkuda 10 erinevat kollektsiooni ja lisaks võistlejatele on meil varuks ka mitmeid üllatusi. Muidugi saab tutvuda meie ürituse alal pakutavate meenetega, teha pilte, nautida kokteile, süüa jäätist ja toetada RRG õpilasfirmasi Solura ja Paie. Õpilasfirma Solura toodab multifunktsionaalseid rannakotte ning õpilasfirma Paie loob taaskasutatud materjalidest T-särke, mis on siis eri riikide disainidega. Niisiis, mõju eesmärk on anda noortele võimalus enda loomingut ellu tuua, kasutades jätkusuutlikke meetodeid. Sest miks toota juurde, kui on võimalus olemasolevaid esemeid taaskasutada?
Jah, ületootsmine ja ületarbimine on meie sajandi üks suurimaid probleeme, sest riiete tootmine kasutab meeletus koguses vett, tööjõudu ja maapinda. Paneme teile südamele, et enne uue riideeseme ostmist kaaluge läbi, kas see on päriselt teile vajalik ost või on tegemist impulsiivse kiirmoetrendidest tuleneva ostuga. Iga väike panus loeb, seega paar nippi teile, kuidas enda käitumisharjumusi riietega seoses parandada. Vanad riided annetage või viige müüki, näiteks uuskasutuskeskusesse. Oske pigem kvaliteetsete brändide tooteid või uurige, mida leiab teise ringi poodidest. Vältige kiirmoodi, sellega säästate nii ennast kui ka loodust. Aga Tristan, kes meil tänased võitjad välja valib? No seda teeme muidugi ju meie. Oot, ei. Okei, seda teevad meie austatud žürii liikmed. Kadi Tammoja. Kadi on Rakvere ilu ja uhkus. Lisaks riiete disainimisele tegeleb naine ka väga aktiivselt kehakultuuriga. Samuti on ka mul suur au kanda just täna õhtul tema disainitud kimonot. Kei Külats. Estonian Fashion ja festivali süda ja hing. Samuti tema bränd Redis üles ehitatud just jätkusuutlikel põhimõtetel. Eneli Sarpo. Enelis õpib praegu TalTechis materjalitehnoloogiat. Samuti on ta ka eelnevalt 2 aastal korraldanud mõjumoeshow'd ja on sellega seoses olnud nii peakorraldaja kui ka kunstiline juht. Kuidas te siis tunnete ennast, kallid žürii liikmed? Kas närv on juba sees? Võite kohe vastata siit ükshaaval. Väga põnevil olen. Tahaks näha juba kõiki kollektsioone. Ja mida teised arvavad? Samuti väga põnevil, nii et väga huvitav on vaadata, mida noored on loonud. Aga aitäh teile, nüüd on aega ka nautida show'd. Mis sa arvad, Tristan, kas anname lava üle esimesele võistlejale? No anname. Muidugi meie võistlus avab Liisa Kiisk kollektsiooniga Alter Ego. Category closed, bitch. I sit on the corner and shook my shit. Now I'm finna give y'all another hit. And I just put my drink down. Fuck that hoe, fuck that bitches, fuck that hoe to the condom slip. Who the fuck y'all hoes think run this shit? Miss she, her black vagina designer, say Gucci Prada print. D.O.E. I'm a condo rich, big Dolce Diva, Donda, Dundada, Tokyo, Honda drip. Niggas tweaking, hoes is speaking, pussy popping, Dolce season, new persona, new vagina, pushback, but I'm still gon' get that. Labels quaking, hoes is pissed, they mistaken, I'm that bitch. Wrist stay frozen, Cuban Trojans, let's go, I'ma get. Fuck with a boo bitch, why bother? I'm that bitch.
bitch, I'm that bitch, I'm that bitch, and you bitches ain't on shit. I'm a get money type of bitch. If you ain't getting money, don't type me, bitch. Crocodile Birkin might bite a bitch. Can't hang with a hoe if I don't like the bitch. Fuck these niggas and these bitches. I come through and it be crickets. I come through and moves be switching. I'm the problem, I'm the villain. I don't see these hoes in these rich shields. Throwing dirt on my name and he gon' hit still. Pussy ass hoes know who to play with. And these pussy niggas know who to play with. Oli see vast algus. Kei, mis sulle esimesena silma jäi? Mulle jäi silma väga tugev algus, väga hea alguse look oli, väga tugev modell, väga suur potentsiaal ja väga kihvt. Mul tekkis selline hipi vibe maksimaalses võtmes. Aitäh! Hea vastus. Aga Enelis, milliseid muljeid sinus kollektsioon tekitas? No see oli lausa skandaalne algus ju. Kas kollektsiooni nimi on Alter Ego, et kas see ongi siis sinu Alter Ego? Ma olen, see on päris äge. Väga lahe kollektsioon. Aga aitäh esimesele disainerile ja järgmisena näeme laval Sofia Holsti ja Tristan Gonzo kollektsiooni Nocturna. And I just put my drink down. Fuck that hoe, fuck that bitches, fuck that hoe to the condom slip. Who the fuck y'all hoes think run this shit? Miss she, her black vagina designer, say Gucci Prada print. D.O.E. I'm a condo rich, big Dolce Diva. If looks could kill, baby, I'm the fashion demon. Right now, can't look wrong and I'm speeding. I got hella balls trying to fuck me. Tere, meie nimed on Sofia ja Tristan ning oleme Rakvere riigigümnaasiumist. Ning meie kollektsiooni nimeks on Nocturna. Meie kollektsioon on inspireeritud öisest taevailust. Ja me keskendume peamiselt taaskasutatud teksamaterjalidele. 3 sõna, mis symboliseerivad Nocturnat, oleksid? Näiteks öine, siis kindlasti kantav ja tähenduslik.
No see oli küll ootamatu lõpp. Kadi, kuidas sulle noorte lähenemine teemale meeldis? Mulle väga meeldis ja tõesti on väga kantav. Ja mu lemmikkomplekt on see siin pärlites ja ühe pooliku säärega teksa, nii et tõesti väga lahe. Aga Kei, mis omadused sulle riiete juures enim meeldivad? No jätkusuutliku moefestivali esindajana mina hindan alati jätkusuutlikku lahendust ja näha unisex kollektsiooni on alati super suured plussid ja neid pükse tahaks osta, et kust neid saab 3 rihmaga, väga kihvt. See on juba näha, et võistlusele tuleb tugev konkurents. Järgmiseks vaatame, mida on pakkuda Karoliine Lindrel kollektsiooniga Metamorfoos. Tere, mina olen Karoliine Lindre. Ma olen 17 ja ma käin Rakvere riigigümnaasiumis. Minu kollektsiooni nimi on Metamorfoos. Metamorfoos väljendab seisundit, kus miski sureb ja sünnib samal ajal, ilma et ilu kaoks. Mina kasutasin enda kollektsioonis materjale, mis ma sain taaskasutuskeskusest ja enda riidekapist. Mina kasutasin materjale, mis olid kerged ja õhulised, sest ma tahtsin, et mu kollektsioon oleks lendlev ja lainetav. Minu inspiratsiooniallikaks oli loodus, täpsemalt suvised tuuled, mis liigutavad heina heinamaal või siis puulehti puudel. Ja sellepärast, et ma sain erinevaid kangaid suht jooksvalt. Need kangad muutsid minu visiooni minu algsetes sketšides.
aina huvitavamaks läheb, see oli tõesti võimas. Ene-Liis, mis sind selle kollektsiooni puhul üllatas? Kõik. Väga ilus, väga nunnu ja ma isegi ei hakka oma kommentaari ütlema, ma kuulsin oma kõrvalt, et siin üks väike poiss kommenteeris, et see esimene kleit näeb välja nagu Elsa kleit. See on väga maagiline, väga nunnu. Aitäh. Kadi, kui sa vaatad seda kollektsiooni, siis millist neist rõivastest tahaksid sa ise kanda ja miks? Mulle õudselt, ma panin siia kirja ka, mulle väga meeldib see karvani jakk. See on väga siuke näha, et sellega on palju vaeva nähtud ja väga efektne, väga lahe. Aga aitäh! Ja nüüd näeme Säde, Rumeti ja Marleeni kollektsiooni Infinitus. One time, it's passing me by. And then the night in front of my judgmental eye. Precious is high, but it's so cold. Go with my whole. Meie kollektsiooni nimi on Infinitus, mis ladina keeli tähendab piiritu. See mõiste viitab kiirmoele ja selle tootmisele, süsteemile, kus justkui ei ole piire ei tootmismahtudel ega mõjul keskkonnale. See piiritus muudabki moetööstuse nii saastavaks. Selle idee tõime me visuaalselt äärmustesse. Meie modellid on ebatavaliselt pikad, justkui kehastaksid nad seda piiritust ja lõputut kasvu, mille poole moetööstus püüdleb. Infinitus ei ole lihtsalt kollektsioon, vaid kriitika süsteemi suhtes, kus piirid on kaduma läinud. Kollektsiooni loomisel oli jätkusuutlikkus meie jaoks konkreetne ja praktiline otsus, mitte lihtsalt idee. Kasutasime taaskasutatud ja olemasolevaid materjale, et disainida meie rõivad. Me ei tootnud üle ega loonud rohkem kui meie kollektsioon vajas. Meie jaoks tähendab jätkusuutlikkus vastutust. Loojatena seisame me vastutuse ja teadlikkuse eest. Meie jaoks on oluline, et mood ei eksisteeriks eraldi maailmas, vaid oleks teadlik oma mõjust keskkonnale ja ühiskonnale. Infinitus on meie üleskutse mõelda piiridele, kus me need peaks seadma ja miks. Inimesele, kes näeb meie kollektsiooni esimest korda, ütleksin ma, ära mõtesta seda kohe lahti, vaata, mõtle, lase selle korraks olla, lase selle tekitada sinus ebamugavust.
No ma ütlen ausalt, sa pead ikka andekas olema, et sellist kostüümi või kuidas seda nimetada kandma peab. Aga Kei, missuguseid emotsioone see kollektsioon sinust tekitas? Vau, issand jumal, ma ei tea, kust alustada, nagu nii palju emotsioone. Issand, mis loom see on, mis kass, see on nagu täiesti, kuidas te selle peale tulete, nagu täiega äge. No mul on endal mingisugune väike kogu erinevatest peadest ja püstidest, nii et ma täiega nagu nautisin, mida te olete Savist teinud, et siin on tulevased ehte kindlasti ka, et kuidas te leidsite kasutuse sellele näomotiivile, nii riiete, ehete, obvious on ju, aga et ka kinga nina peale läks see, et see on nagu üliäge kasutus. Aitäh! Ja ma kuulsin veel kuulujutuna, et selle koera nimi olevat Toomas, et see on ka, et ma ei tea, ma küll ta nimeks Toomas ei paneks, aga eks disainerid teavad. Aga Ene-Liis, kas sulle paistab rõivaste juures veel midagi erilist silma, näiteks peale pikkuse, mis meil siin oli? No siin on ikka väga palju, mida siin vaadata ja mis silma hakkab, et noh, nagu disainer ütles, ma pean ikkagi seda lahti mõtestama pikemalt, kui siin kohe hakata rääkima niimoodi. Et ma ei tea, mind tegelikult huvitab väga, et need näokesed, et kas neil on mingi karakter või lugu ka taga või? Ma annan sulle mikrofoniga. Noh, nukupead. Ja me ilmselt, ma arvan, kõik teame, et kiirmoes kasutatakse üsna palju lapstööjõudu. Näiteks just nagu Aasias, kus tehaksegi palju kiirmoodi, mis iganes veebilehed neid müüvad, ja siis me mõtlesime, et me toome selle esile. Aitäh, aitäh! Meie esimesele poolele paneb punkti Annabel Oras kollektsiooniga Geniks. Mis nimi on? Annabel Oras. Mis su kollektsiooni nimi on? Miks see mu Geniks on? Mis oli kõige keerulisem kollektsiooni loomise juures? Ajakavas püsimine. Milliseid materjale te kasutasite ja millest see valik? Teksa materjale kasutasin. Noh, hea materjal on. Kas ma võin koju minna nüüd? Ei. Codeine cups paint a picture so vivid. Face try to mimic. Get girls timid, but behind closed doors they get pulled so rigid. All that money, the money is the motive. All that money, the money is the motive. All that money, the money she be folded. Girl, put in work, girl, put in work. Girl, put in work, girl, put in work. Girl, put in work. Push it to the limit, push it through the pain. I push it for the pleasure like a virgin to the game. A virgin to that money, a virgin to the fame. So this my only chance, so when I'm over, only pray that I flow from the bottom closer to the top. The higher
pussy ass niggas tryna hold on to their credit. So I tell them use a debit, watch they image start to lessen. I want them like discretion. Why these niggas testing? Always fucking twisting. Why these niggas testing? Shit that I got them on. Straight bar, hop into the music of the ambiance. Get shit poppin'. Zombies of the night. Niggas ain't talking if they hype into the crew. Get it in like pockets. Downtown loving when the moon coming. Only place to find bass heads and hot women. All that money. All that money. The money is the money. All that money. The money should be folded. Slow down, she'll feel it in the morning. Ain't the kind of girl you'll be seeing in the morning. Too damn raw, ain't no nigga worth her holding. Ain't no nigga that she holding, man, her love is too damn foreign. Look at all that money, the money is the money is all that. See oli küll imeline lõpp esimesele osale. Kadi, mis lahendused sulle kollektsiooni juures meeldivad? Mulle meeldib see, et toodi pits siia sellise natuke tugevama teksamaterjali juurde, et see lisas sellist mõnusat õrnust siia. Ja nõustun täielikult. Ja okei, need küsimused kõlavad natuke nagu mingi vargus juba, aga mida sa tahaksid sellest kollektsioonist endale võtta? No kui saaks, ma võtaks selle poisi pintsaku endale. Et see jäi mulle väga silma just sellepärast, et julgelt on nõmblused väljapoole jäetud ja üleüldse ma iseloomustaks seda kollektsiooni, et see on selline, kui me nägime eelnevalt ka ühte teksa kollektsiooni, siis siin on pigem selline ready to wear juba ja väga hästi viimistletud. Ja, täielikult nõustun. Aga teeme suure aplausi esimesele 5 kollektsioonile. Try to mimic, get girls timid, but behind closed doors they get pulled so rigid. All that money, the money is the motive. All that money, the money is the motive. All that money, the money should be folded. Nüüd aga ootab meid ees pooletunnine paus. Tutvuge meie paariga, mis asub sealpool siis Jätseputkaga, mis asub siis ka sealpool, ja meie õpilasfirmadega, mis on siis siin vasaku kätt. Aga ärge ekraanist kaugele minge, sest siin võib hakata juhtuma midagi väga põnevat. Läks? No nii, oleme eetris. Oleme siin Green Roomis ja võtsime võttemeeskonna kaasa, et vaadata, mida siis rahvas ka teeb siin. Me ei saa piiluda nendesse ruumidesse, kus on juba disainerid, kes valmistuvad alles. Vaatame neisse, kus no tundub, et siin ei ole ühtegi inimest, aga no, nagu me näeme, siis tegemist ei ole just kõige puhtama Green Roomiga, mida me näinud oleme, aga me vaatame allapoole, siis äkki allpool on rohkem rahvast. Et, no võime kaameraga korra siia vaadata, meil on siin kaabli neiu on ka siin, veab meil kaablit kokku. Aga kui inimesed treppidest allapoole, väga eksklusiivne ala siia, teised ei saagi. Võtame minu küsimused ka lahti, mis ei ole absoluutselt moega seotud. Siis võib-olla on huvitav. Võtame siit, kelle me esimesena võtame siit kohe siit küsimuse esimese. Moega seotud siis, et kui sa oleksid kartul, kas siis keedetud või praetud? Ma arvan, et ma oleksin praetud kartul. Ja miks just praetud? Kas sulle ei meeldi keedukartul? Ei, mulle meeldib küll, aga mulle tunneb praetud on siuke krõbe ja siuke natukene nagu midagi on juures. Väga põnev. No võtame siit ühe veel siit, lähme siit siia poole, et kas pinge on laes? Natukene jah, on küll. Aga nüüd peaks juba parem olema võrreldes sellega, mis ennem äkki oli. Aga samas nüüd vaatad teiste neid kollektsioone ja mõtled, et oi, et nüüd natukene, et kui autasustamine tuleb, vaata siis jälle pinge peale. Seda küll. Võtame siit ühe inimese veel. Kas oled omale kollektsioonis kindel? Selles mõttes, et nagu kui nüüd autasustamine tuleb ja me peame ütlema, et esimene koht tuleb kellegile. No
kui nüüd niisugune egoistlikum olla võib-olla heas mõttes, siis ma arvan, et täitsa võib-olla esimene koht võiks tulla küll, sellepärast disainer nägi väga palju vaeva ja pidi ikkagi nagu distantsilt neid õmblema valmis, nii et ma arvan, et võiks isegi täitsa tulla võib-olla esimene koht. Väga põnev. Küsime disainerit ka siis, kuidas teie tunne on? No tunnen hea selles mõttes, et üldiselt jäi rahule ja esikoha osas ma ei tea, kui tuleb, siis tuleb, kui ei tule, siis ei tule, sest siin on kindlasti väga palju teisi häid ja palju kogenumaid disainereid, et ma ei ole varem isegi üldse õmmelnud, et see täitsa minu esimene kord. Väga lahe. Võtame siit ühe järgmise hea küsimuse ja liigume järgmise grupi juurde. Milline küsimus on kõige parem? Äkki tahad paar sõna enne öelda lihtsalt niisama? Ei, tegelikult ei taha. No öelge teie siis äkki. Öelge, mis tunne on praegu siis peale oma esinemist ja, või teie olete muidugi disainer, aga ikkagi selles mõttes, et olete kindel, olete julge? Kindlasti kindel, et väga suur pingelangus oli, väga suur pingelangus, suur töö on tehtud ja väga õnnelik oleme, on ju, et kõik nagu läks sujuvalt ja kõik tuli välja. Aitäh. Tuleme siis küsimusega tagasi, et kui su tossud oskaksid rääkida, mis nad sinu kohta ütleksid? Mis nad minu kohta ütleksid veel? Ma arvan, et neil midagi head öelda ei ole, sest et ma kannan neid liiga palju ja ma ei vaheta neid piisavalt. Nii et... Kannab ribadeks? Jah, kannan ribadeks. Võib-olla see on hea asi, sellepärast, et me ikkagi raiska ja me viska ära kvaliteetseid asju. Tuleme võttemeeskonnaga natuke siia pooles ka. Küsime siit veel, et mis me küsime. Kui pilv oleks maitse, siis mis maitsega see oleks? Suhkruvett. Ja miks just nii? Miks mitte näiteks hapukurk? Ei kui sa vaatad pilve ja suhkruvett, siis sa saad nagu neid üksteisega võrrelda vaata. Nagu üks ja sama asi põhimõtteliselt. Et nagu meenutab seda, mis ta ütles. Selge, väga taba vastus. Liigume siis siia sellise kollektsiooni juurde ka. Mis siit küsida veel on, et võib-olla tahaksite mõne sõna niisama rahvale öelda? Miks nad peaksid just teid valima? Sest et meil on hea värvivalik ja lahedad elemendid. Väga hea vastus. Nii, ja küsime siit siis ühe küsimuse veel. See on väga uhke küsimus. Kui su mõtted oleksid nähtavad, kas sa kannaksid mütsi? Kindlasti mitte. Ja miks nii? Sest mul on väga huvitavad mõtted. Väga lahe. Mis me veel oskame küsida? Küsime siis ikkagi kõige tähtsama... Jaa, selles mõttes hakkama lõpetama, aga küsime kõige tähtsama inimese käest ka siin. Kas närv on sees? Praegu küll. Tundub. Aga kellega siis tegemist on? Äkki võib-olla rahvas tahab teada? Mina olen selle aasta mõjupeakorraldaja. Teeme, ma arvan, ühe suure aplausi talle. Ja Green Room on juba õnnelik. Jätkame oma pausiga ja varsti näeme järgmiseid esinemisi. Aitäh sulle, Tristan, selle eksklusiivse backstage'i reportaaži eest. Kuidas sa ennast tunned? Kuule, ma tunnen ennast ideaalselt. Ma juba ootan seda järgmist etteasteid siis. Samad sõnad siin, aga ma näen, et päris palju olete juba kohtale jõudnud, aga kui keegi veel ei ole, siis nüüd on see aeg. Meie show teise osa avab Karoliine Suits oma kollektsiooniga Pürde. Hei, minu nimi on Karoliine Suits, olen 19-aastane ja see on minu kollektsioon Pürde. Pürde räägib julgusest olla sina ise. See kutsub inimesi üles loobuma hirmust teiste arvamuse ees, väljendama oma tõelist isikupära ja kandma just neid riideid, mida me päriselt tahame, sest ei tea kunagi, kuna meie viimane vaatus. Kollektsioon valmis peamiselt kasutades taaskasutatud materjale. Kasutasin upcycling meetodit, andes riietele, materjalidele ja muule uue elu. Inspiratsiooniallikaks olid inimesed minu ümber, kes ei julge oma tõelist stiili ja isikupära väljendada. Kui ma peaksin oma kollektsiooni kirjeldama 3 sõnaga, oleks see julge, enesekindel ja pöörane.
see on ikka täiesti ebareaalne, kui lahedad ideed on meie disaineritel tulnud. Ine-Liis, mis oli sinu kõige suurem wow-faktor siin selle kollektsiooni juures? Mulle väga meeldib siit vasakult see 3. tüdruk. Tule ettepoole. Keeruta ka meile. See natuke need välja nagu seal autopesulas, need harjakesed. Absoluutselt. Aga see on täiega lahe ja ma vist täpselt ei saanud aru, kuidas sa oled teinud selle, aga see vist tundus mulle, et kas sa oled pitsi külge nagu pannud nagu lõngajupikesed või kuidas need püksid on tehtud sul? Ei, tegelikult see on siis siuke nagu kootud püksid ja siis ma lihtsalt nende vahele panin need sinna. Ja, see on väga lahe ja kõik teised riietused on ka väga ägedad. Aitäh! Ja Kadi, mis kangad sulle nende rõivaste juures enim meeldivad, sest nagu näha, siin valik on päris suur? Ja mulle meeldib ka kogu see karvane värk siin ja vahepeal ma unustasin ära, et ma pean aga võib-olla pärast midagi rääkima, ma lihtsalt vaatasin ja mulle hästi meeldib see pintsaka, mis on nendest pudeli, nendest pealsetest lahe muster sinna peale tehtud, et väga andekas, väga lahe. Täielikult nõustan sinuga, aga me järgmisena näeme Eveliina kollektsiooni Overseas. Eveliina Bešatko ja minu kollektsiooni nimi on Overseas. Selle kollektsiooni inspiratsiooni allikaks on 4 erimeelset rahvust: Hiina, Brasiilia, inuitid ja Austraalia aborigeenid. Need riided on moderniseeritud ja tehtud tänapäevaseks just nii, et sina, mina ja kõik su tuttavad on valmis neid kandma. Kõik materjalid, millest on riided tehtud, on kas saadud taaskasutuskeskustest, tuttavatelt või minu enda omad. Ühtegi senti ei läinud raisku. Kui kollektsioon on laval, siis pane kindlasti tähele kasutusele võetud materjale ja värve. Neid on palju. Piletil saab osta Fientas ja näeme juba 28. veebruaril Rakvere riigigümnaasiumis.
korralik show on meil siin ikka teoksil, aga Kei, mis sind haaras selle kollektsiooni juures või mis sulle meelde jäi? No väga kuumaks läks, et väga värviline ja ma ütleks, et üks fantaasiarikkamaid kollektsioone praegu ja kiidusõnad modellile, kes kaotas kinga vist ära, aga tõeline õige attitude, et sa panid edasi ja tulid näitasid ikkagi lõpuni selle. Aitäh! Ja, aitäh sulle. Kadi, mis sind üllatas kõige rohkem selle kollektsiooni puhul? Mind samamoodi üllatas see, kui selline erinevad need kõik riided üksteisest on, samas nad toovad ikkagi sellise ühtse sellise käekirja, ühtne käekiri tuleb ikkagi nagu siin välja, nii et väga ilusti tehtud. Aitäh! Meie järgmiseks peatuseks on Maribel Tarši ja Laura Piksari kollektsioon Eko. Meie moekollektsiooni nimi on Eko. Eko tähendab otsetõlkes Kaja. Kaja edastab meie visiooni tuua nähtavale sotsiaalseid probleeme, mis korduvad ja jäävad kõlama ka siis, kui me neist vaikime. Inspiratsioon tuli meie tunnetest, vaadatud, nähtud moeshowdest ja inimestest, kes mööduvad meist iga päev tänaval. Kollektsiooniga edastame läbi iga outfiti ühte sotsiaalset probleemi. Me ei anna vaatajatele kindlaid vastuseid. Sellega loodame igaühe enda isiklikule tõlgendusele, sest need teemad on teadlikult peidetud mustritesse, detailidesse, materjalivalikutesse. Mina ütleksin, et ära vaata nüüd siluetti, vaid proovi kuulata, mis lugu jutustab iga rõivakomplekt. Riietu nii, nagu homset poleks. Sest neid probleeme lahendamata ei pruugi homset täiesti olla. C'est le chant que la nuit nous souffle quand nous dansons sous les arbres rouges. C'est le chant qui survole les gouffres au rythme des tambours. Le néant qui nous dévore quand nous envahit l'ivresse. Brûlera-t-il nos remords? Retrouverai-je mon innocence? Le néant qui nous dévore quand nous envahit l'ivresse. Brûlera-t-il nos remords? Retrouverai-je mon innocence? Décadence et mélancolie sur les ailes du désir, au bord du précipice, aux abords de la folie. Quand j'avance dans la nuit, quand j'avance dans la nuit, quand le vide m'éblouit, quand le vide m'éblouit, la promesse de l'été tombe dans l'oubli, mais ça rappelle je ne sens plus qu'un souvenir. Quand j'avance dans la nuit, quand j'avance dans la nuit, quand le vide m'éblouit, quand le vide m'éblouit, nous sommes les dieux échoués sur les jours qui passent sans revenir. Tous les dieux que je prie dans ma chair quand je vois nos extases dans la nuit, tout s'effondre, puis je tombe et mes yeux ne voient plus que des ombres, le néant qui nous dévore quand nous envahit l'ivresse. Brûlera-t-il nos remords? Retrouverai-je mon innocence? Le néant qui
l'ivresse. Retrouverai-je mon innocence? C'est le chant que la nuit nous souffle quand nous dansons sous les arbres rouges. C'est le chant qui survole les gouffres. Ma ei tea, kuidas teiega lood on, aga mina olen küll lummatud. Aga kuidas sulle meeldis, Ene-Liis? Ma täitsa nõustun sinuga, ma olen ka lummatud. Ja nagu kollektsiooni nimi ütles, siis tõepoolest, siin on ikkagi päris palju sõnumeid, mis jäävad kajama, ma arvan. Ja mulle väga meeldis näiteks see poiss, kellel on ainult 2 kätt, kuigi ta selja peal on neid natuke rohkem. Ja tema kõrval seisev tüdruk on ka ikka väga ilusas kleidis. Ja väga meeldiv. Aitäh. Kadi, kui sa näeksid, et Green Roomis neid ühtegi ei ole seal, siis mida sa sealt kaasa võtaksid? Et ma arvan, et ma võtaksin need kindad sealt, aga mida teie võtaksite? Mulle meeldib väga see balloon seelik, koos selle punutud, on see punutud vist jah? Punutud korsetiga. See on väga siuke nunnu. Aga aitäh, teeme neile suure aplausi. Nüüd aga astub teie ette Roomet Tõõba ja Erik Kruša kollektsiooniga Graduation. Au bord du précipice, aux abords de la folie. Quand j'avance dans la nuit, quand j'avance dans la nuit, quand le vide m'éblouit, quand le vide m'éblouit, les promesses de l'été tombent dans l'oubli, mais ça reblanche de ça, plus qu'un souvenir. Quand j'avance dans la nuit, quand j'avance dans la nuit, quand le vide m'éblouit, quand le vide m'éblouit, nous sommes idiots et choses. Oleme 12. klassi õpilased RRG-st ja Kunda ühisgümnaasiumist ning eelmine aasta käisime samuti mõjumoeshool ning valiti publiku lemmikuks. Põhimõtteliselt meie kollektsioon Graduation räägib gümnaasiumi lõpetamisest. See on asi, mis meid ennast see aasta ees ootab. Stiil on pidulik, aga samas nagu niisugune chill. Inspiratsiooni saame Kundast, kus oleme ise ka üles kasvanud ning ka teistest väikelinnadest, kus võib leiduda Ameerika pärast nimedega noori ning kelle stiili kutsutakse tihtipeale maitsetuks, kuid mis meie jaoks näib kodune ja tuttav. Kasutasime taaskasutatud asju, kaltsukates kodust ja eelmise aasta jääke. See kollektsioon näitab seda tunnet, et peale lõpetamist ei tea, mis edasi saab, aga elu läheb samas edasi ja võib-olla isegi ka hästi. Need riided ei ole siis igapäevaseks kasutamiseks, aga pärast show'd saab neist teha midagi praktilisemat. Ja ma ei tea, mingi Graduation 2026 Meil on mõjumoeshow 10 minuti pärast juba. Aga lähme siis kiiresti. Flashing lights.
thought that I would take it this far. What do you know? Flashing light, light. What do you know? Flashing light, light. 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 As you recall, you know I love to show off, but you never thought that I would take it this far. What do you know? Flashing light, light. What do you know? Flashing light, light. 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 As you recall, you know I love to show off, but you never thought that I would take it this far. What do you know? Flashing light, light. What do you know? Flashing light, light. Nojah, kui ma alguses ütlesin, et ma tahaks neid kohti välja jagada, siis ma vist ikkagi ei taha, sest see konkurents on liiga natukene tugev minu jaoks. Aga mis sind tolle kollektsiooni juures enim rõõmustab? Või mis tõi naeratuse näole? No lõpulukk on ju, et kandiline, tundub niisugune kooliranits on sinna jaki sisse ära peidetud, aga rõõmustabki see, et üleüldse, et meesdisainerid, mis on tegelikult maailmas üldse, maailma parimad disainerid on ikkagi mehed ja siin on ka tunda sellist hot couture'i ja niisugust moelavade kõrgmoe natukene nagu feelingut, et rahulik, välja peetud, mingid vihjeid Chanel'i jakikesele, väga ägedad pikad saapad seal, maskuliinne, feminiinne kokku pandud, no super, aga mingid mitmeid leiereid, näiteks pintsakute kombinatsioon, et ülitrendikas on praegu selline mitmekihilisus, et tublid poisid. Aitäh sulle, aga Ine-Liis, mis detailid sulle siin kõige rohkem silma jäid või mida sa nagu kõige rohkem siit hindad? No siin on nagu, ma ei tea, kust alustada. No okei, kõige rohkem ikkagi mulle jääb see pintsak silma, sest see on suur ja see on kandiline. Ja aga ma tahtsin kommenteerida, et te ütlesite, et need ei ole igapäevaseks kandmiseks, aga minu arust siin on päris palju ikkagi esemeid, mida mina küll võiks kanda igapäevaselt, et ma arvan, et te selles osas küll valetasite meile. Väga lahe. Liigume edasi meie viimase võistleja juurde, kelleks on Liisbet Laigu kollektsiooniga Liminal. Show off, but you never thought that I would take it this far. What do you know? Flashing light, light. What do you know? Flashing light, light. Flashing light. Minu nimi on Liisbet ja minu kollektsiooni pealkiri on Liminal. Ma ütleks, et kollektsiooni loomisel inspireeris mind kõige rohkem selline müstilisus ja minu riietelt on ka hästi näha naiselikkust ning sellist tulnukrikkust. Materjalide saamiseks käisin ma läbi palju taaskasutuspoode, humanaid ning kõige suurem osa enda kangastest sain ma tegelikult läbi enda tuttava, kelleta kindlasti poleks see kollektsioon valinud, nii et väga suur tänu ka temale. Kollektsiooni juures tuleks tähele panna ka pisikesi detaile. Näiteks kõik kristallid, pärlid on käsitsi õmmeldud ning ma ütleks, et ka see oli kõige aeganõudvam asi selle kollektsiooni juures.
minu võttis küll sõnatuks, et väga palju ägedaid ja ilusaid elemente on siin välja toodud, aga mida arvad sina, Kadi? Mulle väga meeldis. Väga mitme asjaga oli see, et ma oleks tahtnud korraks paus panna, natuke lähemalt vaadata, võib-olla katsuda midagi. Et väga lahe. Kas sa saaksid palun korraks ümber pöörata oma selga näidata mulle veel? Väga ilus, väga lahe. Hästi palju detaile ja tõesti nagu väga huvitav vaadata. Hästi lahe, jah. Aitäh. Kei, kuidas on disainer riiete valmistamisega hakkama saanud? No väga hästi, sellepärast, et siin on väga palju käsitööd näha, et pärleid on ikkagi rikkalikult, et see on omajagu nõuab tööd ja kõik need keraamilised detailid ka veel sinna juurde. Mida ma veel rõhutaksin ja tooks välja, et väga äge on näha meeste seljas pärleid, et väga julged modellid ja väga julge idee disaineri poolt. Aitäh! Aga aitäh žüriile. Ja see ei ole veel kõik. Me tegelikult valetasime teile. Meil on üks üllatuskollektsioon veel. Nimelt, teie ette astuvad üllatuskollektsioonina RRG õpetajad. Kuigi minu skript siin ütleb, et meie armsad õpetajad oskavad meeldejäävat show'd teha, siis ma arvan, et mitte üheski koolis ei ole nii julged õpetajad ja õppejõud. Nii et teeme veel ühe suure aplausi. Ja ma nüüd väga sooviks teada, mida žürii arvab, sest kui kuulujutud ei valeta, siis iga õpetaja tegi iseenda outfiti. Kes soovib alustada? No kui siin koolis on sellised õpetajad, siis ma olen küll valmis kooli tagasi tulema, et see on väga kihvt, et teil on veel aega kõige selle õpetaja töö kõrvalt selliseid asju teha. Super! Räägime pärast. Ja mina ka väga kiidan ja tõesti on näha, et vaev on nähtud ja kogu see look on ära väga viimistletud, et väga tublid. Ja ikka väga lustakas lõpp siia. Et
ja ma olen teid juba korra siin laval näinud ja ma arvan, et iga aastaga läheb paremaks ja ma loodan, et näeme järgmine aasta veel. Ja ma loodan, et koolis näeme ka neid outfit'e veel. Just, aga teeme veel kord suure aplausi meie õpetajatele. Kallid külalised, teil on pool tundi veel, et võtta viimast sellest, mida meie üritusel pakkuda on. Lisaks, kallis publik, ärgem unustage ekraanil olevat QR-koodi, skännida, mis peaks nüüd kohe siia tulema. Kus saate hääletada just enda lemmiku kollektsiooni poolt. Nende häälte põhjal saame välja kuulutada rahva lemmiku, ehk iga hääl loeb ja ma pean teile ütlema, hääletus on tasuta. Ja, nüüd aga sirutage jalga ja kohtume siin juba varsti, et teada saada, kes on meie tänase õhtus säravaimaid moeloojad. Nii, armas publik, kes veel ei ole siis oma kohtadel, siis palume suunduda sinna poole. Ning tundub, et etteasted läksid publikule ikka väga hinge. Lausa nii väga, et meie süsteem, mis hääli luges, jooksis järjekordselt kokku. Seega proovime uuesti. Hea publik, palun võtta välja oma telefon ja hääleta oma lemmiku poolt uuesti. Sest lugemisele lähevad ainult nüüd antud hääled. Tristan, kas sina juba jõudsid hääletada või? Ei jõudnud, aga hääletame nüüd. Oota, aga kus see QR-kood on? No ma ei tea, kas me peame midagi ütlema või? No aga proovime. No. 3, 2, 1 ja vot, hääletame me hääletame ise ka siis juba selles mõttes, et me ei saa olla siis publikust halvemad. Just, iga hääl ikkagi loeb. Jah, kuulete jah. Ja ainult need hääled siis loevad, mis praegu lähevad kirja, nii et ma küsisin siis Tehisarult, kes on siis meie kõige suurem sõber siin, kas tema teab, mis on Mõju moeshow, ja üllataval kombel ta teadis päriselt. Ja ma küsisin talt, et kirjelda seda siis 3 sõnaga ja ta ütles loov, et iga kollektsioon peegeldab disaineri isiklikku ideed, siis jätkusuutlik, paljud rõivad on valmistatud taaskasutatud või keskkonnasõbralikest materjalidest ja nooruslik, sündmus on noorte loodud ja noortele suunatud, nii et see oli päris üllatav, et ta teadis, aga ma ei tea, mis me siin veel oodata oskame, et nii kaua, kui te hääletate, siis ma ei tea, ma võin selle mikri võtta, võin külalistelt küsida võib-olla midagi. Vaatame, kas see mikker töötab ka. Küsime nende arvamust siis. Tahad sa esimese küsida või ma küsin ise? Ma arvan, et teeme niimoodi, et mina valin ja siis sina oled inimesega. See on väga hea mõte. Mulle paistab silma siin üks pisike neiu, et äkki tema sooviks paar sõna öelda. No nii, mis see nimi on? Vaata, kas see töötab ka või? 1. Töötab või? Ütleme uuesti, mis see nimi on? Linda. Ja kas sulle meeldib see? Ja väga. Väga tore. Milline oli sinu lemmik, kas sa mäletad? Ma ei tea selle nime, aga ühte hästi kõrrega mingi suurte jalgadega. Seda tean ka mina. Võtame äkki veel kellegi, siis nii kaua kui... Aga mulle paistab silma sealt peakorraldaja ema, et äkki lähme siis küsime tema arvamust. No nii, kuidas on siis teie emotsioonid siin olles? Minul on väga tore olnud seda kõike vaadata. Meile tegelikult Kambaga meeldis Eko väga, aga meie nüüd teist ringi osad ei saanud hääletada, sest käseb sisse logida ja ei saa sinna sisse. No mis asja, 3 on ikka kohtuseadus, kas me peame seda ütlust muutma nüüd? See on hea, kas kellelgi teisel veel on selliseid probleeme? Ma ei oska öelda. Küsime rahvalt. Kas teil oli probleeme hääletamisega? Ei, saime
ilusti hääletada. No vot. Kas võtame ühe küsimuse veel või? Siis on ikkagi 3 No siin on vaata kui ägedate prillidega härrasmees meil siin. võtame tema. Tere, härrasmees. Tere. Mis sulle kõige rohkem meeldis? Täpselt nime ei mäleta, aga Eko. No vot. No ikka tuli see nimi ära, ma mõtlen, et valetab see Mis sulle seal kõige rohkem meeldis siis? Mis jäi meelde just nemad? Raske, eks ju? Võttis ka sõnatuks, ma arvan. Kõik kuulavad, mõtle 200 inimest praegu kuulab. Raske. Noh, pole hullu. Ma loodan, et see hääletamine saate hakkama sellega, et hakkame vaikselt lõpu poole jõudma. Ma ei tea, kui kellegil on veel hääletamata, siis tehke praegu häält. Tore. Ma kuulsin Kadi tegi siin häält, et... No siis võib-olla saate ise kommenteerida. Kuidas te õhtuga rahule jäite siis? Mina jäin väga rahule. Kõik asjad olid nii huvitavad vaadata ja kogu see kompott oli väga hästi läbi viidud, nii et suured kiitused. Aitäh! Aga meie üritus hakkabki lõpusirgele jõudma, et nüüd anname sõna Mõju 2026 peakorraldajale Cassandra Metsale. Tere, mina olen Cassandra ja mina olin siis selle aasta peakorraldaja. Ja esiteks ma tahaksin tänada enda sõbrannat Martat, kes üldse andis mulle sellise võimaluse, et ma saaksin tulla Mõjule ja kogeda seda kõike esimest korda siis 2025 aastal, kus ma sain ise modelli rollis olla. Ja mul tekkis nii tugev tunne, et ma tahaksin väga olla seotud selle üritusega rohkem kui ainult modellina ja siis ma hakkasin kohe Ene-Liis ja Margaretiga rohkem suhtlema, et kas mul oleks võimalus üritus üle võtta. Ja ma tahaksin väga suure aplausi just neile kahele teha. Samuti tahaksin ma tänada selle aasta korraldustiimi. Meil oli 13 liiget. Kas te olete kõik seal taga või? Tulge kõik siia. Nad väärivad väga suurt aplausi. Richard, Marta, Adele, Kristella, Arabella, Anni, Aveli, Aurelia, Rebecca ja üks Rebecca on veel, ma ei tea, kus ta on. Rebecca, seal üleval, vaadake sinna, see, kes lehvitab. Jee! Sofia on ka kuskil seal üleval vist. Sofia? Ta on taga, okei, ta on seal. Igatahes, nendele inimestele teen mina ühe suure kummarduse, aitäh teile. Ilma nendeta ei oleks üritus saanud võimalikuks tulla. Samuti ma tänan Rakvere Riigigümnaasiumit ja nüüd me jõuamegi sponsorite juurde, keda ma tahaksin veel tänada. Ühesõnaga, aitäh Aqua, aitäh Idüll Stuudio, aitäh Svenski, aitäh Coca-Cola, aitäh Evella Heedspa, aitäh Rakvere Hambakliinik, aitäh Estonian Fashion Festival, aitäh Päts, aitäh Kasvamine iseendaks, aitäh Uuskasutuskeskus, aitäh Soundland, aitäh Nurme, aitäh Svartskop ja aitäh Rakvere Riigigümnaasium. Suur aplaus! Ja Rakvere Riigigümnaasiumi poolt võtab sõna ka meie koolijuht Liisa Puusepp. Ja aitäh publik, aitäh kõik modellid. Cassandra jää palun sa siia, kui kogu meeskond praegu läheb eemale. Kõik suured asjad saavad alguse väikesest. Mõju moeshow puhul see ei kehti. Mõju moeshow 3 aastat tagasi algas juba suurelt, mitte väikese sammuga. See algas Ene-Liisi ja Margareti uurimustööst, uurimus- ja praktilisest tööst. Edasi teine moeshow läks Ene-Liisi ja Margareti juhendamisel õpiprojektina ja nüüd sel aastal Ene-Liis, kes on juba vilistlane Margaretiga koos siin, aga Ene-Liis võttis selle vastutuse, et olla valikaine juhendaja. Ja valikaine Rakvere Riigigümnaasiumis on valikaine Mõju moeshow. Ja nüüd võttis selle juhtimise üle Cassandra ägedalt, võimsalt, nii nagu te siin nägite, meeskonnatööna. Kõik sujus, kõik toimis
jah, hääletus tuli läbi viia 3 korda, aga see on just siuke äge närvikõdi ja nüüd on hääled ka loetud, kohe hakatakse auhindama. Aga ennekõike ja uuesti kogu meeskonnale ja Kassandrale ja Ene-Liisile suur-suur aplaus, aitäh teile ja järgmine aasta tuleb Mõju moeshow jälle. Nii, nüüd jõuame siis õhtu kõige põnevama osa juurde minu arust. Kes võidab siis 2026 aasta Mõju moeshow? Palume kõikidel disaineritel siia lava ette tulla. Ja võime saata neid ka aplausiga loomulikult. Nüüd, kui siis kõik disainerid on kohal, siis ma arvan, et äkki alustame rahva lemmikust, mis sa arvad? No alustame, ma tulen siis siia kõrvale, ma kahjuks blokeerin natuke, aga pole hullu. Mul on siin üks, või noh, tegelikult mis asjad sul seal on? No, mis mul siin on? Siin on 2 ümbrikut ja võtame esimesena siis rahva lemmiku siiski. Ma ei tea, ma olen Elevil. Eks sama siis. Kuna minul on ümbrik, siis ma saan selle lahti avada ka. Ma loodan, et keegi siit nii kaua nüüd võitjat ära ei vaata. Ma pean selle siia kõrvale panema, aga rahva lemmik siis. Ja teeme nüüd hästi suure trummipõrina, on ju? 3, 2, 1. Ja rahva lemmikuks tuleb Infinitus. Tulge ettepoole. Aga mis sa arvad, kas selle esimese koha peaks ka ikkagi ära ütlema või? No tegelikult ei pea, me juba teame. No loomulikult. Või kas ma tean? Kas me alustame 3. või 1? Mis sa arvad? No ma ei tea, alustame 2. Alustame 2. No miks mitte? No nii, ma teen siit lahti. Ma ei tohi siit veel avada. Ja just. No nii. Ja teise koha võitja. Mõju moeshow 2026 teise koha võitja on Eko kollektsioon. Olduge ette. No nii, lähme siis nüüd kolmanda, ma arvan, võtame selle kõige põnevama ikka viimaseks. No 3. koht, mis meil siin on? Seal hästi palju punast, kui ma mäletan õigesti. 3. kohaks on Vürde. Teeme hästi suure aplausi. Ning kuna selle aasta kõik need kollektsioonid olid tõesti väga suure konkurentsivõimega, siis oli žüriil väga raske siis otsust langetada. Oli küll. Aga mis te arvate? Kas võtame selle esimese koha siis teadmiseks meile kõigile? Või ei võta? Ei võta. No eks me võime natuke oodata ka siin selles mõttes, meil aega on, et keerime siiski pinget, nad on kõik väga närvis, nad on suure töö ära teinud ja mina ootaks veel. Kaua me ootame? No, naudime valgust siin ja nii, kui need sead hakkavad lendama enne kuule. No, ma ei tea. No okei, jalad juba värisevad, aga teeme ära siis. Ja jällegi palume hästi suurt trummipõrjat. Nii suurt ei ole veel terve Rakvere kuulnud, on ju? 3, 2, 1 ja Mõju moeshow 2026 võitja on Infinitus!
aga aitäh nendele imelistele disaineritele ja ma tegelikult sooviks ka teada, et miks just nemad? Kas žürii sooviks enda poolt rääkida veidike, et miks te valisite just Infinituse? No väga raske oli tegelikult valikut teha, sest ma mõtlen ausalt, minul oli 3 kollektsioonile kõigile 44 punkti pandud, et väga keeruline oli seda valikut teha, aga ühiselt arutades ikkagi joonistus välja väga puhas, selge sõnum, väga terviklik kollektsioon ja need näod ikkagi. Aitäh. Kuulame teiste arvamusi ka. Ei ole kuulda? No, ei ole. No küsime siis ühe küsimuse ikkagi siin võitjate käest ka, et siukse klassikalise küsimuse, mis tunne on? Piiritu rõõmutunne on. Suur aplaus. Imeline. Aga plaksutage edasi. Plaksutage. Teistele tulevad ka ikkagi siuksed väiksed meened ja auhinnad. Aga ennem veel, kui lõpetame, siis ma kuulsin, et keegi üleots sooviks sõna, sest tal on midagi põnevat. Jaa, ma tahaksin tegelikult kõikidele öelda aitäh, et väga tore on näha, et väga palju põnevaid uusi disainereid on tulemas ja loodetavasti näen teid peagi ka Estonian Fashion Festivalil. Aga ma tahaksin tunnustada ühte disainerit ka Estonian Fashion Festivali poolt sellise tunnustusega, et kutsuda sellel aastal Estonian Fashion Festivali külastama. Ja ma vaatan kohe paberi pealt järgi, kes disainer oli. Graduation, Roomet ja Erik. Teeme hästi suure aplausi! Ma tean, et teil kõigil on juba käed plaksutamisest väsinud, aga ärme veel alla. Ei, oota, kuidas see ongi? Ärme alla. Ei, ärme keegi alla. Tead, see õht on ikka juba pikaks läinud. Et teeme siis veel korra ühe, nii suure aplausi, kui üldse saab kõigile meie žürii liikmetele ja disaineritele ja teile kõigile ka endile, kes selle õhtu võimalikuks tegid. On olnud meeletult tore teiega siin täna olla ja ma loodan, et me kohtume juba aasta pärast uuesti. Nii et aitäh teile ning turvalist koduteed. Aitäh. Hallo, teeme ühe suure aplausi meie õhtujuhtidele, Rebecca ja Tristan. Kummardame või? Aitäh!